orkester, et vahetusid, et samal ajal konverentsi ei tegi midagi, ei. Koor läks ära, teate kilomeetrile lava, see on 2 poole laiali. Orkester tuli peale, siis tulid valgused, koondusid mikrofoni ümber ja siis tuleb sealt poole kilomeetrit ära, 120 kilo. Pilk saalis jõuab keskele. Шевченко. Добролюбов. Песня. Ja läheb ära teisele poole jälle. Nii sõnad, otsast käid. No ja siis said, et mingi ajal sai, ma ei mäletan paar luuletust veel ja kui siis nüüd kirjastuses tööd, et sinu populaarsust ei saanud raisku lasta, et peab ikka järgmiseks sügiseks ka midagi tegema, siis mõtlemise ruttu tuli, et nüüd saab need jõulusalmid kõik siia sisse ära panna ja kirjutasin neid kõvasti juurde, nii et möödunud suvi möödus mul tõesti niimoodi, et ma mõtlesin kogu aeg ainult jõuludest. Käisin aga ringi ja lühikesed arukad ja ma jõudsin veel kuskil välismaal ära käia või mingisugusel turismireisil ja mis seal Itaalias on, ma pean sinna uuesti minema, sest ma mõtlesin kogu aeg ainult jõuluvõna ja jõuluvõna. Aga nii et see suvi jääb jõulu lõpuni meelde. Nii et sain siis pandud kokku üks jõuluraamat, no nagu jõulukalender, esimesest advendist, no pärast oli üks nädal, tuli veel juurde, iga päeva kohta on siis luuletus. Kuni uue aastani siis välja. No siis üks jäi veel ette ja teiseks jääb ja mulle meeldib siiamaani. Aga ma tavaliselt, no see on niisugune 8-aastase poisi vaatevinklist, mul on neid 2 tükki kodus, mitte enda omi, vaid lapselapsi. Ja nende pilgust mõtlesin ja niimoodi see raamat siis kokku sai ja tavaliselt niimoodi, et öelge üks number esimesest advendist siis uue aastani. Proua, teie kord. 7. No jumal, see on kohe esimene advent ja ei teine advent. Teine advent. Eile läks elekter ära, ma ei tea, mis pärast. Pikaks ajaks jäime tänav ilma jõulusärast. Televiisor oli pime, telefon jäi tummaks, kogu õhtu viibisime taskulambi lummas. Isa natukene vandus keskit eleringi, tema pole andnud valgust meie pereringi. Isa istus küünlavalgel, luuletusi veeris, ema õnnis rahupalgel, vaiba mediteeris. Krimifilmi me ei näinud, ühtki kiremõrva, keegi külas meil ei käinud, vaikus paitas kõrva. Mängisime monopoli, ümber ilma reisi, minul palju õnne oli, võitsin kõiki teisi. Ning siis äkilisel ailel kobisime aeda. Selleks polnud kumbki vanem varem leidnud aega. Üks mu unistusi teostus täis, ma läksin ähmi, väljas puudus valguse reostus. Vaatasime tähti. Otsemaid mul kulus pähe suur ja väike vanker, neitsi, linnuteed ja tähe, udupilv tarantel. Elering võiks teinekordki võtta meilt elektri, tähistada parem ongi õues teist adventi. Sellepärast, et mina ei olnud juures küll, aga see kirjastus mulle öeldi, et kui see raamat tuli sealt, siis Elering tuli, firma Elering tuli otsima seda jõulukinki oma töötajatele. Siis loeti talle see luuletus ette, võttis keegi 6 kasti kõigile töötajatele. Ja see öeldi, härra,
5. detsember, jah, kommivargus. Öösi keegi krõbistas ja pillas maha mingi asja. Pärast sahistas veel vaipa, pani asja paika. Ma ei kartnud. Ma ju teadsin, lambi nupp on otse pealt, siis kommivargus, ma ütlesin peale juba. Ja ma ei kartnud, ma ju teadsin, lambi nupp on otse pealt, siis nüüd näen viimaks päkapikku, äkki neid on mitu. Kuulsin, kuis ta minu sokki toppis miskit või sealt noppis, süütasingi lambi, aga üllatus mind rabas. Ütlesin, et emme, miks sa? Emme ehmatas, et mis ma? Sorid minu soki sisu. Tuli kommi isu. Ema, sa ei söö ju kommi, räägid ju, et hoiad vormi. Jah, kuid ma ei neela alla. Panen keele alla. Kommis sulab ära suu, teeb vaid korraks põske muhu. Ütles nii ja lihtsalt lahkus. Kommi vistis tasku. Nüüd ma mõistan ka, miks issi ütles õhtul palun pissi, enne uinumist käi ära, siis ei tule häda. Pikk ja rahulik on uni, magad hilja hommikuni. Isalgi vist oli kavas kommi varastada. Ega ma ei ole kade, aga näpata on mage, vaese lapsukese tagant siis, kui tema magab. Õhtul panen isiklikult nende akna alla mitu sokki erinevat sorti, sinna sisse torti. Eile oli jõuluvana päris õhtul hilja, jätnud mulle aknaorva pika vastukirja. Manitses mind veidi profülaktilises mõttes, hoiova tervist, soovin edusamme õppes. Oli ennast viinud minu soovidega kurssi, kurtis, et tal kõige jaoks ei jätkuvat ressurssi. Mõistis, et ma tahan rongi, aga milleks kahte? Pole üldse ilus olla isekas ja ahne. Asi pole selles, et ma liiga palju tahaks. Siis kui katki läheb üks, on teile tagavaraks. Kurjustas, et katuse remont on isa mure, mina teie korstna otsa kõõluma ei tule. Lisas veel, et õnnistatud olgu meie pere, homme vanavanemaile mine ütle tere. Selle koha peal mul hakkas natukene häbi. Täna käisin päeval papa mamma juurest läbi. Vanainimese lõhna tundsin juba kojas. Nemad tundsid ennast ära oma pojas. Harrastasin tunni jagu peresisest suhtlust, viisin neile tervist ja bensiinijaama suhkrut. Öelge 30 on päris aasta lõpuks. No võt, siit sai tehtud umbes niisugune nipp, et sai tehtud nagu raamatet või igal poole nagu juurde joonistada, ära värvida või juurde joonistada. Ja ma mõtlesin, et peaks siis aasta lõpus on ette, et siia võib ka oma tahtsin need kohad ära täita. Igaks juhul nagu mingi täis versiooni panin teistpidi siia. Ma üldse selle raamatu jooksul püüdsin 3 korda alustada, et nüüd ma teen ühe ilusa jõululuuletuse. Ikka läheb 3. reast läheb käest ära, mul ei tule välja. Väljas sajab laia valget lund. Homme lõpeb ära vana aasta. Karud näevad koopas talveund.
meie televiisoritest saasta. No läheb käest. Okkaid poetab maha kuusepuu, pähklikoori, mina prügikorvi. Praegu puhub kerge põhjatuul, homseks lubab ilmateade tormi. Jõulukaart on ammu kodumaal, täidetud sai ülesande ülla. Varsti, kui ma ise suureks saan, sõidab talle Rovaniemi külla. Võimalik, et laste maius palaks, hakkan Pinsipõlves jõuluvanaks. Kuidas? Öelge mulle number. 22. Head ja pahad. Kokku saavad jõuluaegu ilusad ja üldised. Ühed lähevad teiste juurde kodudesse külla. Naeratavad lahkesti ja teevad kalli. Lapsed loevad luuletusi, hüpitavad palli. Pärast söövad piparkooke, aga mitte palju. Tantsivad ja laulavad, ei tülitse, ei karju. Pahad jäävad jõuluaegu koledate seltsi. Tõbised ja vaimust vaesed paksud pätitretsid. Nemad joovad ennast täis ja sõimlevad ja söövad. Tühjaks saanud pudeliga vastastikku löövad. Ega nemad teisi halbu tegelikult salli. Vahel meelte segaduses teevad kalli. Iialgi tualetist tulles käsi nad ei pese, headele neist haruharva mõni ütleb tere. Aga headele see sobib, tere nad ei taha. Nemad tahavad ise keskis halbu põlastada. See kukke on mingi siin 10 aastat. Siin laval see mingi. Selgelt meelest. No aga mis teha, kui mul on niisugune öelda? Murd hakkad. Ega mu mõttemaailm on siiamaani saanud. Välimus on natuke on käest ära läinud. Ei, mina mängisin niisuguseid seal kasvatatud välja poisikesi, natuke loomusid ja väga agaraid. Mind ei kutsutud välja, mis sa seust välja hakkad kutsuma. Tule niikuinii midagi. Ei, aga eks seal oli. Eks seal midagi ka välja lõigati kuskil. Aga ega tegelikult see aeg ei olnud enam. Seal olid need kärpimised ja ärakeelamised, see on juba ikka naeruväärne. Mina tegin 80ndate, kuskil, mitte päris algusest, aga esimestel aastatel ja ega seda nii kaua ei saanudki tehtud ju. Ja siis läks juba 85-ndast läks ju kõik juba vabaks ja vähemasti sõna läks vabaks. Nii et aga ega tegelikult see oli ikkagi niisugune, ega seda liiga palju head nalja seal ei olnud. Seda sai ikkagi, kui see ikka oli vilets nali, tere, 2 tolli tulid kokku ja rääkid, et siis on naljakas.
nii sai seda tehtud, ega see ettevalmistusaeg oli ka alati nii hästi napp ja pidevalt tuli teha. Et ega ma palju ei mäleta, aga mingisuguse mõttemaailma sain ma sealt küll ikka palju kaasa, nii et tegelikult on selles minu värsistamises väga palju Priit näidanud. Väga palju, kuidas Priit neid asju tegi ja tema laulusõnu. Ja. Aga kuulsust oli oma ette, kuidas siis juhtus nii, et pidite vahepeal 3 aastaks kuusse minema? Poistest osad? Ei olnud, siis ei olnud, see raha ju ei olnud. Kui Eesti taasiseseisvus, siis said oma näitleja palka ja vanu ei peetud siis väärikaks, et neile sai esinemas käia. Ei. See oli väga vaja aeg, neid peaaegu ei mäleta seda. No lihtsalt ei olnud, ma ütlen, bändid ka räägivad siiamaani. See oli ikka täielik paus. Ja siis disko. 3. raamat. Ei, ma seda raamast ei tee, kuigi mul on, mul on siin raamatus ka mingisugused niisugused, ma hakkasin vallasaidil, hakkasin kirjutama, lihtsalt nagu, ma olin ka ühes nimekirjas ja siis öeldi, et nüüd pead oma programmi avaldama, ma ütlesin, et ei jätke jama, ma ennem ei teadnud mitte midagi sellest vallast, ma ei teadnud, mis erakonnad on seal Ukis ja kes on vallavanem, ma olin aimu ka. Nüüd on jõudnud, et pärast seda, kui ma siis esimest korda selle asjaga kurssi viisin, nüüd ma tean kõike ja palju parem oleks, kui ei teaks, tõesti. Ma niisugust üleriigilist poliitikat muidugi jälgisin, aga valla munitsipaalpoliitikat nagu üldse ei jälginud. Aga sellest ajast peale, kui ma ühes nimekirjas seal olin, tean ma tõesti kõike ja siis mulle öeldi, et pane oma programmi välja, et mina ei tea midagi panna, mis minu ehitad sellist pane olla tahavad. Ei pea olema nii ja peale, kui ma mõtlesin, et pane, kirjutame sulle siis kokku, siis paned sinu nime, ei ole, nii ka ei ole. Siis ma küsin, et äkki ma võin kirjutada mõne luuletuse sinna ja olgu, pane. Ja paningi sinna luuletuses ja siis, jumal, mis siin peale hakkas. Küll mulle kirjutati vastu ja sõimati nägu täis kohe, et ma üldse olemas on ja mis. Siis hakati mulle vastu luuletama ja siis hirmus palju laike sai, see mulle meeldis. Nii et kui need valimised otsa said, siis ma juba, siis ma ei saanud enam pidama, siis oli mõtlen see koht, kus riimid peas käivad. Ja vahepealgi nädal aega järjest iga päev tegin mingisuguse luuletuse seal ja ütlesin, et kui ma jään alla 100 laiki, siis ma enam ei tee. Ja alati sain, ma sain peaaegu 1000 välja seal. Kus ta meile andsid. Ja siis, mingil hetkel ma pidasin ikka pause, nüüd olid valimised, siis sai jälle sinna topitud. Ja see tähendab muidugi seda, et ega valimised ma sain kõvasti hääli ka ja ma sain isegi volikokku sisse. Mitte päris isikumandaati, aga ma sain sisse, aga ma ei ole seal. Ja küll. Hiljem ma hakkasin ma püüan alati olla, ma ei püüan olla mitte näpuga näitav inimese pihta. Kuigi ühe salmi ma tõesti kirjutasin nüüd 3 päeva tagasi, see inimene on üks kuri ja vastik ja paha. Tegi mulle halba, ma hoiatasin teda, et kui sa veel, siis tead, ma kirjutan sinust salmi ja siis sa ei saa enam kunagi sellest salmist välja. Aga siis oli niimoodi, et minust sõltumata blokeeriti ta sealt salmilt ära ja ta ei saanud rohkem edasi õiendada. Siis jäi see salm halvata, siis hüva, ma loen teile selle pärast ette. Siis te olete esmakuulnud. Aga see on mul juba ees. Siis ma hakkasin nüüd üldsalme. Siis ma võtsin tõesti näiteks siit salmis on võetud, kõik motiivid on võetud meie valla salmilt. Lihtsalt panen ta mingisse vormi, mõned asjad jätab välja, mõned asjad suured. Kas teil on siin volinikega? Lugupeetud vallavanem. Ja volikogu. Kõigepealt see keskel 3.
teie seast on jobu. Aga temast pole jutt, vaid olukorrast vallas. Esiteks, miks koerad käivad jalutamas rannas? Ükskord oli Rollen juhil kiivri paelad lahti. Kas te saite kätte ta? Ja kas ta maksis trahvi? Väänaviti peatuses elektripirn on puru. Kuusek on kusele. Ja kolisid on puru. Kodutee on kitsas, vinta-vänta, kiira-käära. Teinekord peab poole tee peal põõsa alla jääma. Möödud talvel olin haiglas. Maha võtsin kaalus. Aga vallalt taastusravituusikut ei saanud. Mul on väike palk, miks te ei maksa mulle lisa, kuigi vabaduse sõjas käis mu vanaisa. Näib, et vallas ainuüksi kitsas kohad ongi. Juba 100 aastat ei käi Suurupisse rongi. Ilm on tihti sombune ja vahel teeb ka tormi. Katuse remont ei mahu minu ostukorvi. Teil on katus peal ja tuba minu rahast valge. Varastada teilt ei saa, te palkasite valve. On teil üldse aimu, mis elekter praegu maksab? Mis see teie asi, kui Rause vallas maksab? Teil on vaja meid vaid selleks, et me maksaks maksu. Täidaks teie taskuid ja te niigi punnis vatsu. Mõelge sellele, kus rahvast geide vastu liita. Ei, sest selle eest ei saa te internetis kiita. Ütleks teile üht-teist veel, neid kõiki paneks paika. Aga pole viriseja maa. Ja mis see aitab? Toda keskelt 3. ma ükskord Rimmis nägin. 10 senti lühemust. Tervis täitsa läbi. Ütlesin, et tead pursui, sa ära ja plära. Kartma tõi. Ta pööras minust naeratades ära. Siis ma nägin, lonkas kergelt, jalas olid teksad. Ärge pange imeks siis, et miks ma lapsi peksan.